Tere tulemast ja kaunist pühapäeva õhtut ja oleme siia kogunenud selleks, et me seletame lahti Maidu rasvhapete veretesti ehk siis toitumistesti ehk siis rakutesti, heal lapsel mitu nime ja vaatame põhjalikult järgi, kuidas Mait on toitunud. Nii et Mait, hoia alt. Siis Maidu esimene ja teine rasvhapete test tuleb selgitusele, siis Eve test ja lisaks ka Kristo test. Ütlen kohe ette ära, et iga hetk võite kohe küsimusi vahele küsida, et ärge ei pea kätt tõstma ega midagi, võite vahele kohe segada, et muidu läheb pärast meelest ära. Ja panime salvestama, kui ilusti õnnestub, saab salvestuse ka. Ja hakkame järjest minema. Enne, kui ma võtan testid ette, ma korra vähekene puudutan, millest tervis üldse koosneb. Sellepärast, et siin võib kohe varsti mulje jääda, et ainult toitumine, sellest kõik sõltub, et tegelikult on ühed väga olulised nüansid veel, mida peab alati arvestama. Ja jagan nüüd ekraani. Nii. Mis on alati oluline teada, et millest meil tervis koosneb? Ja näitan korra oma ühe teise terviseseminari slaide lihtsalt, et kui meil miski haigus tuleb või tahame teada, mis juhtus nüüd ja miks me haiged oleme, siis me võime alati mõelda selle ketta peale siin. Ja lasen vahepeal sisse. Kristjan saabus. Ja kuidas, Mait? Ja, super. Et millest siis tervis sõltub? Ja selles järjekorraski 50% tervis sõltub, punkt 1, mõtlemine. Ehk siis laiemalt, kas me oleme stressis, kas me kuidagi vihastame liiga palju või oleme õnnelik ja alateadvuse tasandil, et kuidas me hindame oma õnnelikkust ja kõike, see on üks kõige olulisemaid asju üldse tervises. Me võime küll vitamiine võtta ja kõike muud teha ja väga hästi toituda, aga kui meil siin selles esimeses pooles läheb näiteks oleme stress, siis kas inimesed hakkavad lahku minema või on neil koondamissituatsioon tööl või äris läheb halvasti või pankrotid, jumal teab, mis asjad on mängus, siis see on punkt 1, mis sõidab põhimõtteliselt peab kõigist asjadest meil elus üle. Nüüd järgmine on uni kindlasti, et lastel vähemalt 10 tundi magamist päris kindlasti. Ja täiskasvanutel oleneb, kuidas kellegi vajadus on, aga 7-8 tundi samamoodi kindlasti. Et keha ei pea vastu, kui ta ikkagi pidevalt on 5 tundi. Lisaks 8 tundi ei ole lihtsalt, et vaatan ajaliselt, et 8 tundi täis tuleb. See tähendab seda, et see peab olema ikka korralik sügav uni, mitte me mitmed korrad ei ärka öö jooksul üles ja magame pealiskaudselt. Et see on mõeldud ikkagi korralik sügav uni, et unes meil keha taastub, samamoodi on kõik meil põhimõtteliselt ongi, et keharakud kõik taastuvad meil. Nüüd järgmine on siis toitumise pool. Väga oluline mitmekülgne toitumine, kõik vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, kõik rasvad, kõike tasakaalus ja mitte ühekülgselt, väga võimalik lai palett, et siis me saame toidust kõik võimalikku kätte võib-olla, kui hästi läheb. Sinna toitumise alla lähevad ka kõik igasugused lisandid ja kõik muud. Ja siis alles liikumine. Igasugune trenn ja liikumine. Ja kui te vaatate nüüd, mis tavaliselt toimub inimeste tervistes või hakatakse näiteks, kui näiteks 40-aastased siin tahavad hirmsasti liikuma hakata, hakkavad hullupööra jalgratast sõitma, samas ei pöörata tähelepanu unele, toitumisele ja selle stressisituatsioonile. Ja tegelikult siis ongi üpris tihti inimesed murduvad või teine võimalus, et ega tervises ei muutu miskit. Et võib ju hirmsasti trenni teha. Kui siin eespool on kõik valesti, siis ega see kaalule ka ei mõju, kui inimene kõik siin valesti teeb. Ja nüüd paljud ütlevad, et miks me oleme haiged või miks me oleme ülekaalulised või mis iganes.
esineb meil, ütleb, geneetika on süüdi. Jah, see kindlasti võib niimoodi olla, aga 99% juhtudel päris mitte. Ja kui me räägime üldse geneetilistest haigustest näiteks, et kui me saame ju tänapäeval võtta väga palju geneetilisi haigusi ka geeniprooviga välja ja näiteks kui kõige lihtsamad näited ongi näiteks rinnavähk või eesnäärmevähk, et või kas see geen esineb teil või ei esine, et siis olge mureta, et mitte kui need geenid isegi esinevad meil, mitte midagi teiega ei juhtu, kui me siin esimeses pooles kõik õigesti teeme. Et kui siin midagi valesti läheb selles esimeses pooles, siis geenid on nagu lülitid, klõps lükatakse sisse ja esineb näiteks teatud X sorti kasvaja. Et see on siis geneetiline eeldus. Siis keskkonnategurid kõiksugused, et millist vett ja õhku me hingame ja nii edasi. Ja siis tervishoid 10%. Et see on nagu kõige olulisem nüüd siin teada. Ja nüüd hakkame siis liikuma selle rakku testi peale ehk rasvhapet-testi peale ehk siis toitumistesti peale. Ja ehk siis siit esimesest poolest punkt 3. Ja ma panin nüüd, sättisin siia oma teisele ekraanile 4 testi. Nüüd Maidu esimene test ja Maidu teine test ja siit alt ma siis vahepeal klõpsan Eve ja Kristo teste. Et saame ülevaate. Kas hetkel on kellelgi küsimusi? Ei ole. Tegemist on siis Cincino balance testi aruandega ja siin on näha ka Vitas labori aruanne on see. Cincino on üks klient paljudest ja Vitas laboris. Ja vaata, pääsen Karmeni sisse. Ja need, kes tahab vaadata Vitase tausta, siis on vitas.no. See on 30-aastase taustaga teaduslabor. Ja siis meie oleme üks klient paljudes seal. Neid rasvhapete teste oleme teinud kuskil 1 700 000. Ehk siis tegemist on maailma suurima terviseuuringuga ja mitte kellelgi teisel ei ole nii suurt testide hulka üldse ette näidata ka. Seega on päris hea andmebaas sellest ja kõik need testid on anonüümsed. Hetkel küll ei ole, see anonüümsus on nüüd kaotatud sellepärast, et me oleme pannud faili nimele kohe, et Mait esimene, Mait teine, et ma ise saaksin seletada. Küll aga kui testikoodi saate, siis on ainult seesama all ja kui te veretesti teete, siis teie teada on see kood ja labor, mitte keegi kuskil ei tea, kes selle testi taga on. Siis kõik muud, mis siin andmed täidetud on, siin ongi, et mees 34 või siis näiteks on mingi Toomega 3 võtnud, siis see on statistilised näitajad ja need ei mõjuta mitte kuidagi aruannet ennast. Ja miks on üldse mängus siin näiteks on mitu testi, siis näiteks Maidu puhul, siis mõistlik ongi. Mina olen neid teste teinud ka siin 10 aasta jooksul ja oluline on nüüd punkt 1, oma toitumist testida, et vaadata näiteks, et me sööme, mõtleme, et võib-olla tervislikult sööme, aga me ei kontrolli seda toorainet tavaliselt, et me ei tea, mida meie söök omakorda on söönud ja me isegi ei mõtle selle peale tavaliselt. Ja kui palju mingisuguseid vitamiine, mineraale saame, palju miskit rasvhapet me saame mingist toidust, me seal tavaliselt ei mõtle. Või siis näiteks, et kui meil on oliiviõli pliidi kõrval, et kas see on nüüd korralik õli või mitte, ainult loodate või tunnete maitse järgi ära selle, et siis testist näeb ka tavaliselt ära, see on Omega 9 ja näeb näiteks ära, kui te olete iga päev oma meele pärast oliiviõli tarbinud ja näiteks kahtlete selle kvaliteedis, siis siit näeb kohe testist ära, kas see oli okei või olnud. Nüüd kõik rakud, terve keharakud uuenevad siis pooldumise teel, keharakud poolduvad kogu aeg. Erinevatel rakkudel on erinev tempo siis, et näiteks luurakud circa 8 aastat uuenevad, südame lihased kõige pikemalt kuskil 20 aastat, aga naharakud on kuskil 14 päeva ja muuhulgas vererakud on 120 päeva ehk siis 4 kuud. Ehk siis ongi mõistlik, et näiteks, et kui tahta teada oma seda mingi lisandi või toidu kvaliteeti, teha üks veretest ära, siis teha mingid muudatused, kas toitumises või siis oma lisandis ja teha 4 kuu pärast uus test ja vaadata, mis nüüd juhtus.
et kas see toimis või ei toiminud. Et mille pärast see test on, selles mõttes on väga hea, et me ise ju siis toodame oomega-3 9 ehk siis balance oil'i ja see balance oil'i me oleme ise nii-öelda selle testi lõksus, meil peab olema toode, meil on nüüd lahtist õli, kapsleid, vegan variante, vees lahustuvad, lasteõli, no igasuguseid variante balance oil'i on ja meil see kvaliteet peab olema tootel niivõrd hea. Punkt 1 on see, et inimene ju tunneks, onju. Kui inimene ei tunne mingit vahet, onju, miks siis üldse peaks võib-olla tarbima, onju. Aga teine asi on see ka, et test. Et kui inimene teeb testi ja see näiteks esimene test on kehva, siis kui teeb järgmise testi, siis võiks näha ju muutus selles, et oleme oma toote nii-öelda tootega ise ka testilõksus, aga noh, võib öelda, et meil on maailmas enim testitud tooted vähemalt. Aga hakkame siit järjest nüüd minema. Nüüd Maidul, sinul siis esimene test on tehtud oktoobris 2024, teine on aasta hiljem tehtud oktoobris 2025. Et see ongi, et kuidas keegi soovib, kas teha iga 4 kuu tagant või kuidas iganes on ju. Et siin on praegu aasta vahet olnud. Nüüd, mis on siin oluline tähele panna, see kuupäev, see on labori kuupäev, aga kui me teame, et veretest on siis vererakud meil uuenevad 120 päeva, järelikult, mis see test on siis Maidul? Juuli, august, september, oktoober või põhimõtteliselt juuni, juuli, august, september. Et selline suvine, sügisene toitumine. Ja kui inimene teab, et ta on näiteks suvel söönud sarnaselt, nagu kogu aeg on ta söönud ja niimoodi sarnaselt nagu näiteks viimased 5 või 10 aastat, siis täitsa annab ennustada, milline see test on olnud pikki aastaid. Ja miks see on oluline? Sellepärast on teada, et kui meil on test paigast ära selline 5, 10, 15 aastat, siis on saab ennustada. Punkt 1 on igasugused veresoonkonna haigusisid, aga teine asi on see, et saab aru tagamaast, et miks meil üks, teine või kolmas asi võib-olla nii korrektselt ei töötagi. Aga sellest tuleb nüüd kohe juttu. Ja siin all nüüd on peidus siis Kristo ja Evetest. Et teil on ju näha mul faili need pealkirjad, eks ju? Et siis väga hea, et siis on siit näha ka, et nüüd, oota, see on nüüd Eve oma peidus natukene. Nii, et siin on näha ka, et Evel on siis nüüd, see on nüüd aasta tagasi tehtud. Et 25 märts 2025. Ja see on siis aasta tagasi veebruaris tehtud. No okei, väga hea. Aga siis hakkame siit järjest minema Maidu testiga, siis hakkame klõpsama kohe teisi lahti. Ma panen praegu hetkel need kerin siia poole ja võtan siis Maidu omad ette. Nii. 4 testi on siin keeruline hallata. Noh, ei saa siit, Zoomi aken on mul siin ees. Nii, nüüd tuli Maidu omad ette. Nii, aga mis me siit nüüd näeme? Ehk siis siin testis on siis mõõdetud 98% rasvhappeid, need on pandud sellistesse inimloetavatesse kuutevalemisse. Siin on need 6 lahtrit näha ja loogika on selline siin, et roheline on väga hästi. Kollane kindlasti võiks tähelepanu pöörata, punane kriitiliselt võiks tähelepanu pöörata. Ja Maidu testidega hakkame siit kohe järjest minema. Nüüd, oomega-6-3 rasvhappede tasakaal. Oomega-6 tekitab rakust põletikku, oomega-3 võtab põletikku maha. Ja ideaalis, nagu testi järgi on näha siin, et võiks olla vähemalt 3-1, ehk siis 3 osa oomega-6, 1 osa oomega-3 toidus. Et
et aru saada juba kohe eos, et millest me räägime, et oomega rasvade puhul, siis ma korra näitan juba ka salvestamise mõttes, näitan ära, mis asjad on siis oomega 6 ehk siis ja küllastunud rasv ja oomega 9. Ehk siis küllastunud rasv on igasugused piimatooted, siis looduslik liha, kõiksugune magus, siis samamoodi suhkur, tärklis, sai, pasta, riis, kartul, et kui paljud mõtlevad, no kartul või suhkur ei ole rasv, on ju, et keha konverteerib selle küllastunud rasvaks. Et sellest me saame energiat. Kui me liiga palju seda sööme, seda lahtrit läheme kohevamaks, kui me liiga vähe seda sööme, võtame kaalus alla. Aga kui liiga palju on energiat palju, kui liiga vähe on energiat vähe, mõistlikult peab tarbima. Ükski rasv ei ole siin halb rasv, kõik on head rasvad, lihtsalt probleem on selles, et me ei oska tasakaalus neid süüa. Omega 6, see, mis tekitab meil põletikku. Toon näite nii palju, kuidas see põletiku tekkimine näiteks on. See on siis rakupõhine põletiku tekkimine ja kuidas seda kõige lihtsamini aru saada näiteks on, kui teil näiteks pea valutab ja see valuaisting on näiteks oomega 6, see oomega 6 reaktsioon. Kui te teate, et eelmine päev oli pidu ja sellepärast pea valutab, siis on väga lihtne. Siis te jätke see pidu ära ja järgmine päev pea ei valuta. Nüüd hullugu on tegelikult see, need inimesed, kellel pidevalt mingid migreenid midagi on, et siis nad nuputavad, mis lahti on. Meditsiinilahendus on see, et antakse mingisugune valuvaigisti. Aga see lõikab sümptomi sealt ära, valu lõikab ära, aga ega põhjus ära ei kao ju. Ehk siis see ongi, et see rakupõhine lähenemine, et me peame panema keha niimoodi tööle, et kõik hakkab tööle. Et samamoodi, et kuidas oomega 6 tööd näiteks näeme, lööme jala ära, jalal tekib paistetusmuhk. See samamoodi, et see nii-öelda see paistetus on oomega 6 reaktsioon meil. Oomega 3 võtab selle näiteks alla. Või siis lõikame sõrme noaga ja siis haava kõrval on see nii-öelda see põletikuline rant tuleb alguses. Samamoodi oomega 6 reaktsioon on see, oomega 3 võtab alla. Et nemad käivadki niimoodi kogu aeg üks-ühele koos. Oomega 6 kindlasti on oluline, see põletiku tekkija, sellepärast, et ka immuunreaktsioon ja kõik muu on selle põletiku pealt. Et samamoodi võib tekkima. Kus me neid oomega, mis allikad on oomega 6, on igasugused odavad õlid, odavad majoneesid, siis linnuliha, munad, siis eriti masstootmise muna läheb sinna alla, siis kõiksugune siin, kui üleval oli liha, siis on see looduslik liha, üleval siin küllastunud rasv. See alumine liha on siis masstootmise liha. See liha siin on näiteks söönud teravilja jõusööta, maisi jõusööta, välismaa soja, kõik, mis ma nimetasin, on siis oomega 6 allikad. Et täpselt see liha on see, mida nüüd see loom sööb. Samamoodi ei teata, et kasvatuse kala tavaliselt on oomega 6. Sellepärast, et kala ise seda oomega 3 ei tooda, vaid kala nii-öelda konverdib seda, et kala sööb näiteks vetikaid või väikseid mereelukaid, mis on söönud vetikaid, sealt saab oomega 3. Aga kasvatuse kala tavaliselt ei ole uneski seda vetikat näinud. Järelikult, et üpris tihti on oomega 6 põhine ole, mis kasvatusest talle süüa on andnud. Ja igasugused siis odavad õlid, päevalilleõli, maisiõli, et kui te ei tea, mis teil oomega 6 seis on, ma soovitan neist eemal hoida. Et niikuinii saab neid mujalt. Kõik poolfabrikaadid, palmiõli, kõik need on oomega 6. Nüüd oomega 9, kasulik rasv, oliiviõli, extra virgin oliiviõli. Oliiviõli ise ei ole hea, aga virgin või extra virgin oliiviõli on okei. Siis siin on ära toodud rapsiõli sellepärast, et ta on siis biokeemiliselt ta kuulubki, et kas oomega 9 või oomega 6 on ta tavaliselt pooleks. Et selliseid päris puhtaid rasvu niikuinii ei ole, nad on tavaliselt kokku miksitud. Ja peab pudeli pealt lihtsalt vaatama, mis ta on. Et tavaliselt on ta minu meelest kas 40% oomega 6, 60% oomega 9. Aga seal räägitakse, et on ju need tööstusjäägid ja igasugused pestitsiidid, mis iganes veel sees on. Et nii ja naa. Oliiviõli on natukene targem valik, et ka praadimisel. Et ei pea kõrvetama panni peale, et see tossama hakkaks seal, et siis on kantserogeenne.
aga väga okei, tavaliselt extra virgin oliiviõliga saab kõik asjad tehtud. Siis igasugused pähklid ka on siis kasulik ja omega-3 on ju, et kõiksugused kalad. Taimne omega-3 kahjuks ei toimi, et keha peab konverteerima selleks kehale omasemaks EPA ja DHA. Aga kui vaadata nüüd, kuidas see konvert toimub, siis see on nii vaevaline, et see põhimõtteliselt ei toimi üldse. Et kõik, kes võtavad taimset omega-3, nendel on testid täiesti punased ja see on, ongi, et räägitakse, et võtke omega-3, aga inimene ei saa aru, et kumba ta võtab, kas taimset või loomse vetikaõli peaks võtma, kui taimset tahta, et kus on juba EPA ja DHA sees. Et mitte ei ole seal taimne omega-3. Aga nüüd tulemegi selle sama põletiku reaktsiooni juurde, et omega-6,3. Mis sellest sõltub siis? Näiteks meile kõigile väga paljud teada-tuntud elustiili haigused. Et on siin teadusuuringud on olnud ja öeldud, et 95% igasugustest haigustest oleks olemata, kui me hoiaksime sünnist kuni raugaeani, hoiaksime oma rasvhappeid ilusti korras. Eestis on ametlikult soovitatud, et omega-6,3 suhe oleks 2:1. Aga miks siis on ju, et sportlased ütlevad ka, 2:1 keha taastub kõige paremini. Aga igasugused 3:1 ülespoole, 4:1 ülespoole, 5:1 ülespoole on siis eelsoodumus hakkab olema, näiteks ongi igasugused astmaatilised reaktsioonid, siis igasugused liigese põletikud, siis sooduspinnas kõiksugustele kasvajatele, siis südame-veresoonkonna haigused on kõik kuskil 4:1, 5:1 ülespoole soosib. Et ega see selles mõttes, et see omega-6,3 põletik, seda me mitte kuidagi ei tunne, me tunneme ennast hästi, kõik on okei, et jääme vahepeal haigeks, me ei pööra see tähelepanu, võib-olla on nohu esineb, võib-olla on meil mingid allergiad. Me tegelikult ei saagi aru, et meil on kogu aeg see pidev põletikufoon sees. See on põhimõtteliselt midagi taolist, et nagu ega me kolesterooli ka ei tunne kuidagi veres, et ta lihtsalt on seal, seda saab mõõta. Et see selle sama omega-6,3 põletiku asjaga on sama. Ja hull lugu on see, et meditsiin ei mõõda neid, et see on ennetusvaldkond ja seda ei rahastata meditsiinis kuskil maailmas. Et eralaboreid ja neid laboreid on kuskil 10 maailmas. Põhjamaades pole ühtegi, välja arvatud sama Vitas näiteks, et kus neid meie teeme koostööd, kes testivad. Ülimalt oluline, aga keegi ei pööra selle tähelepanu. Arstid õpivad seda Tartus 1. ja 3. kursusel näiteks. Ja kui Mait, sina läksid nüüd kooli, siis sina kohe koolis vist räägiti sellest sulle? Jaa, see oligi huvitav, et meil oli esimene koolipäev ja siis nii-öelda kooli juhataja rääkis, mis meid ees ootab aasta jooksul ja siis 15 minutit tunni lõpus jagas meile ka mõned slaidid ja ta rääkiski omega-3 olulikkusest, et kui oluline see kognitiivse võimekuse parandamisel. Et seda oli väga hea kuulda, et sellest kohe nagu räägiti. Ja, et ma tavaliselt ka, et kõige esmaselt oma terviseseminare kõigil räägingi sellest, et kuna see on ehitusmaterjal meil ja see on siis ainevahetus, rakumembraan on see ja kuidas töötavad meie rakud, need triljonid rakud, millest me koosneme, on ju, siis loogiline, et see pisikene rakk peab hästi ennast tundma, siis elame ise ka hästi. Aga kahjuks sellest loogikast on kuidagi laiem üldsus nagu kehva aru saada, et me võiksime ennetada ja võiksime ise saada kõik kätte ja oma rakud tööle panna. Ehk siis siin on tegelikult hästi näha, et mis selle põletiku tagamaa on. Et igasugused ongi, et astmad, allergiad, ainevahetushäired on ju, ja liigese põletikud. Ma võin enda puhul öelda, et 10 aastat tagasi oli minul hüppeliigesed, ei töötanud korrektselt, on ju, niitsin muru suvel, siis pärast lonkasin 2 päeva. See oli mul selline tavapärane elu. Järelikult ma ei saanud joosta ka näiteks või liikuda piisavalt, et oli suhteliselt ebamugav. Mina arvasin, et see ongi normaalne elu. Korra aastas jäin haigeks ikka, mingi bronhiit või kopsupõletik oli midagi, aga nüüd 10 aastat pole üldse haige olnud, mitte midagi, mitte üldse mitte midagi. Ehk siis nüüd ongi, et kohe see on 49 ja pole üldse probleeme. Et see ongi, me saame vitaalselt vananeda, vot see on eesmärk. Samamoodi on tegelikult mul lapsed
naine, kõik lähedased. Ehk siis kellel on nüüd ongi need, tuletame meelde sedasama, see tervise seda seda esimest tervisepilti, millest tervis koosneb, on ju, et see ongi, et kui ei ole stressi, magame ilusti, toitume ilusti, ehk siis õiged lisandid ka sinna juurde näiteks, on ju, ja mõõdukalt liikumist, siis tegelikult elu ongi lill juba. Vot. Ja siis nüüd saame kohe näha, kui me seda kõike nüüd teame siin, seda tausta, nüüd saamegi vaadata, mis seal Maidu ja teiste testidel nüüd edasi on. Kindlasti ei pea kuidagi kartma, see test ei näita mitte ühtegi haiguslikku seisundit, vaid ta näitab ära, mis on eeldus, on ju, ja kui ta oleks rohelises, et kuidas me saame ennast korda sättida. Ehk siis Mait, sinul oli siis esimene test 21:1, oomega-6 oli 21 korda enam. Minul 10 aastat tagasi oli 15 korda enam, 15,7 oli nimelt minul see oma asjadega. Ja nüüd on sul 2,41. Suurepärane, järelikult sa oleks nagu midagi väga-väga teisiti teinud. Söögiga, kui sa saavutad söögiga ka selle, aga see tähendab, et iga nädalaselt kogu aeg kuni elu lõpuni kuskil 2,5 kilo merekala nädalas. Kas sa oled nii palju seda söönud? Ei ole, väga üksikud korrad, kui ma kala söön siis, kui käin väljas söömas, et kala ma ütlegi jah, üliharva tegin Okei. üldse. Ehk siis sina oled selle saanud balance oil'iga, on ju? Mina olen saanud selle balance oil'iga, jah. Mul on selline küsimus, et alguses sa oled märkinud siin statistika mõttes, et sa oled mingisugust omega-3 õli võtnud. Kas see on nagu, vastab tõele või sa niisama panid selle sinna? Jaa, ma võtsin, aga see oli täiesti korrapäratult aeg-ajalt neid Oriflame'i kapsleid ma mingi aeg nagu võtsin, aga see ei olnud nagu järjepidev, et siis ma ikkagi panin sinna, jah. Okei. Kui järjepidev ei olnud, siis ei saa üldse arvestada, jah. Aga praegu hetkel selle pinnalt vaataks, et poleks nagu üldse midagi tarbinud, seepärast ma imestasingi, on ju. Nii, aga ühesõnaga täiesti suurepärane, et nüüd ongi oluline on see, et sa hoiaksid seda taset, on ju, ja vaikselt hakkavad kehalised muutused toimuma, on ju. Mis sul aasta jooksul üldse toimunud muudatusi on siin? Jaa, esimese kuuga ma väga ei pannud midagi tähele, aga selle kolmandal-neljandal kuul tegelikult minu põhiprobleem, miks ma üldse hakkasin seda õli tarbima, selle testi tegin, oli ikkagi kroonilised peavalud ja migreenijood. Et viimased aasta aega mul nii head eluperioodi ei olegi olnud kui praegu, et minu peavalud on põhimõtteliselt kadunud, üksikud korrad, kui mingi mure sellega on. aga eelnevalt mul oli ikka 10+ korda kuus valutus ja energiat tuli kõvasti juurde, et ka selline krooniline väsimus kadus ära. et ma päeval enam nii-öelda töö juures, noh, ma olen valvetööl käinud, onju, et siis ma ei pea enam päeval niimoodi puhkama, vaid mul on energiat ja tuhinat oluliselt rohkem. No suurepärane, et ega siin muud ei saagi olla tegelikult, kui jah, nii palju see põletiku tasakaal on. Nii, aga nüüd vaatame korra, nüüd viskame pilgu peale nüüd Eve ja Kristo, mis nüüd teil? Nii, Evel on väga tubli, 4,5:1. Ilmselgelt, see oli ju Eve sinu esimene, on ju, test? Ja järelikult, kas sa sööd väga-väga palju kala või oled korrektselt võtnud mingisugust oomegat? Ma olen võtnud oomega ja neid kapsleid ja ma ikka võtsin korralikult. Ma võtsin ikka rohkem ja väga järjepidevalt. Okei, sa Ja võtsid ikka rohkem. suuremas koguses võtsin mina, jah. Okei, ja ikkagi on sul 4,5:1, ehk siis tegelikult see, mis sa võtsid, korrektselt ei toimi. Soovitaks toodet vahetada. Vahetatud. Jah, et siin on väga paljud ütlevad, et väga tubli, hetkel näeme tõesti, on ju, et kui me teame praegu, et keskmine eestlane on 10:1, on see põletiku tasakaal, Euroopas on 15:1, USA-s on kuskil 25:1. Ja et kui vaatame, et ohoo, et näe 4,5, et juba on hästi, aga kui me nüüd teame, et kõik, mis on 4,1 ülespoole, 5,1 ülespoole, juba hakkab tegelikult soodumus on selles, et ehk siis see põletik on sul ikka, kuigi ta on kollane, on põletik, aga see on nagu rasedusega, on ju, et see kuskilt maalt see lõpeb, ei saa olla, et see on jätkuv. et samamoodi selle põletikuga, et parem tegeleda sellega ja väga paljud ütlevadki, et kuigi ta oli näiteks 4:1, aga langetas ta 2:1, 3:1 ja hoidis seal, siis oli tuntav vahe tegelikult.
Aga Kristo, sul on siis 12-1. Palju õnne, kes meist tahaks keskmine eestlane olla, aga jah, et kui 10-1 on keskmine eestlane, et siis sul on. Aga kõige lõpus me saame vaadata, miks need seisud sellised on. Nii, aga lähme siis kohe, kui juba Eve ja Kristo siin ees on, et lähme teie omaga edasi ja siis hüppame Maidu peale uuesti, onju. Nii, kaitseväärtus, mis see on? Et see on siis rasvhapete põhine kaitseväärtus ja see tegelikult peegeldab seda, et kui meil miskisugune viirus ründab näiteks, onju, et kas me haagime selle külge või ei haagi või kui suurt hävitustööd meil see viirus suudab sees teha. Või siis, et kui me oleme siin punases tsoonis, et nii 5-10 aastat ja edasi, et siis me oleme kindlasti väga-väga suures veresoonkonna riskis. Kõige lihtsam selgitus sellele lahtrile, mis minu 10 aasta jooksul on olnud, on pigem see, et kui me hoiame sellel lahtril vähemalt 75% pluss, et siis me tunneme ennast nagu rauast, siis hakkab nagu tervis oluliselt muutuma meil. Vähemalt 6 kuud hoiame 75% pluss ja siis tunneme, kuidas on. Vaikselt hakkavad rakud vahetuma tervel kehas ja me tunneme see lisaväärtus. Ehk kui me oleme siin punases, me vananeme lihtsalt poole kiiremini. Et meil on nahk ei ole nii elastne, meil kortsud tekivad, onju, siis on igasugused luuliigeshädad, onju. Põhimõtteliselt, kui vanasti oligi, et kõiksugused liigeste haigused, need olid pigem vanainimeste omad, siis rääkimata Alzheimer, skleroosis, multiplex, kõik, onju. Need olid pigem on sellised vanema generatsiooni haigused, mis nüüd statistika maailmas näitab, onju, see on väga noortel juba kõik. Et täitsa drastiline, mis siin on. Et ühesõnaga, et Eve, sul 71%, väga tubli, et seda tavaliselt naljalt söögiga ei saavuta. Ma olen siin toitumisterapeutidele ja toitumisnõustajale ka neid teste teinud, onju. Ja need on tavaliselt 10% heal juhul. Et igastahes väga tubli ja tegelikult enamus see lisand, mis sina võtsid ennem, et see on teistest lisanditest natuke parem või kuna sa ütlesid, sa võtsid rohkem, onju. Et tavaliselt ma olen näinud, et kui võetakse apteegi mingisugust omega-3, see tavaliselt on mingi 10% või midagi taolist siin. Et mõni on täitsa 0 ka näidanud. Aga oluline on tegelikult see, et peab, kui midagi võtta, siis on roheline. Praegu hetkel ma tean, et te võtate Balance Oili, et võtke rõõmsalt, et te seal ilusti lähete roheliseks ka, kui õige kogus, õige kehakaalu kohta võtta. Kui me võtame vähem või on pausid sees, siis ei toimi. Et ainult toimib siis, kui me võtame. Alati võib toetada loomulikult igasuguse merekala söömisega ka, et on mõistlik. Vaatame juba korra järgmise lahtriga ära, siis vaatame Maidu oma uuesti, onju. Nüüd omega-3 rasvhapete indeks. Ja see on, Evel, nüüd sinul väga hea, et 7,7 on väga hea. Võiks olla 10% vähemalt, aga see on ka juba tõesti muljetavaldav. Nüüd Kristo, sinul 2,9. Mis see lahter tegelikult üldse näitab? See on siis omega-3 sisaldus veres võrreldes teiste rasvadega. Ja võiks vähemalt 10% seda olla ja enamus, mis ma olen neid nüüd teste siin lahti seletanud tuhandeid, et nad on keskeltläbi siin, jääb enamus inimestel 4% hulka. Et suuremad terviseprobleemid hakkavad inimestel 1,5 juures, et siis on nagu juba nähtavad terviseprobleemid. Elukvaliteet on väga kehva inimestel. Ka samamoodi, et näiteks naistel tsüklihäired hakkavad siit 1% pealt, meestel siis samamoodi on meestel need probleemid omal viljakusega, et kindlasti, et selle asemel, et kui näiteks ongi, et noor paar ei saa lapsi omavahel, onju, et siis üks asi on et teha ülikalleid raviprotseduure ja kõike muud, miks mitte, loomulikult, onju, aga vaadaku oma toitumine ka järgi. Tehku rasvhapete testi ja vaadaku siit seda ka hoopis. Et üpris tihti siin, kui need asjad, need kõik rohelisse ajada, et siis probleemid ka kaovad. Ja nüüd vaatame, Mait, mis sinul nüüd. Nii ja Mait. Nii, ja Maidul siis kaitseväärtus oli sul siis ennem 0, nüüd 95%, hea töö. Sellepärast sa tunned ennast hästi.
väga hästi. ja nüüd OME3 rasvhapete indeks, sul oli ka 2,9 nagu sarnane nagu Kristol, Vennal, jah. et vähem, et mõlemad te väga palju siis järelikult kala ei söönud või merekala pakun välja. Jah. aga nüüd hetkel on sul, ongi 8,4, ma ütlen, tegelikult võiks vabalt isegi 10 olla iseenesest, aga küll ta läheb. Ja ma arvan, et ta mul ongi 10 või 11, ma olen jätkanud ilusti suuremate koguste võtmist ja ma olen lisauurimist teinud, et biohäkkerid soovitavadki seda näite hoida 9–11, eks ju, et siis on kehale kõige saadavam kasu kõige parem. ohoh, okei Ja, jah, ja ma seda isegi kutsutakse, et siis, kui teised markerid ka korras on seal, nad teevad trenni värgid särgi, et siis see on 1% kõige tervema inimkonna seas, saab tänu sellele nagu olla, et kui seda näitu nii kõrgel hoida. okei, hea teada, et siin ma praegu korra vahepeal näitan enda oma 2016, ma olen kogu aeg teinud, aga siin on väike valik, on ju, see on see esimene test, teine test ja siis on valikut, on ju. Et olen katseid teinud, et on sama omega-3 indeks 13 tõstnud ka, aga see ei ole ka okei minu meelest nii, et ma tegin katset lihtsalt, et mis juhtub, et igasugu hirmuõuduslugusid on ja kuna ma olen hästi skeptiline inimene, siis ma teen katset, et mismoodi olla 1-1 tasakaalus ja hoida seda. Et siin Covid ja katsetasin seda, aga muidu ma hoian ka selline, ongi 2-1 ja kuskil omega-3 rasvhapete kuskil 10. Et vaatan, et see on nagu mõistlik oleks niimoodi hoida. Aga nii, lähme edasi siit. Kas teistel vahepeal ei ole küsimusi? Võib kõike küsida julgelt vahele. Ja, ka teised inimesed, kes siin kõik on kohal, et võib ka küsimusi küsida, kuigi et teie testid ei ole mängus siin. Nii, vaimne jõud, mis see on selline? Nüüd, korra enne kui meelest ära lähen, ütlen ära, OME3 rasvhapete indeks nüüd täiskasvanutel või alates 10-aastasest on see normaalne, on siis 3-1 või siis 2-1. Nüüd lastel teadusuuringud tuli siin, ma arvan, see oli 3-4 aastat tagasi välja meie enda teadlaste poolt siit veel ja vaadati, et lastel on see optimaalne tase oleks 5-1, et lastel ongi kõrgem põletikutase natukene. No, et lastel on need näidud natukene teised kõik. Aga lastel ülimalt oluline, et kasvavad rakud peavad hoidma rasvhapet tasakaalus ja eriti hästi on näha, ma siin kohe räägin siin selle vaimse jõu puhul, et mis vahe on täiskasvanud lastel. Tahad Mait täiendada? Ei, ma kuulan huviga, et ma enda plikale tegin ka siin testi, aga ta oli juba selleks ajaks võtnud siin üle poole aasta oli juba võtnud, siis ta on tal peaaegu roheline, et väga hea meel ja polegi haige ega olnud midagi. Ahah, no super. Ega see täpselt mina oma laste pärast tegelikult siia valdkonda sattusingi. Nad lasteaias olidki, ainult haiged olid. Peavalud, kõhud kinni, kõrvapõletikud, angiinid, see oli nagu, ma ei tea, kõik palett oli seal ja nad igapäevaselt võtsid, naine andis neile apteegi neid mingeid kalakesi ja mis iganes OME3 asjad olid. Tegime testi, mitte midagi ei toiminud. Et see ongi, et proovisime küll lapsi korras hoida, aga ei toimi mitte midagi. Et nii kui tegelikult sai 2016 aasta kohe algus sai lapsed korda selle testid roheliseks, siis oli kõik haigused olid pühitud. Nii, aga vaimne jõud, ehk siis esimene, Mait, sinul oli siis täpselt napilt punase peal, nüüd täpselt nipa-napa rohelise peal. Mis see siis on? Meil on OME3 sellised alamrasvad nagu EPA ja DHA. EPA võtab põletiku alla, DHA on sellised närvirakkudes, silmades. Ja kui meil aju koosneb siis veest ja rasvast ja see rasv siis 70%, see on see rasv, 70% koosneb, minu meelest oli seal DHA-st. Ja nüüd siin on mõõdetud seda DHA-d, või see oligi aju koosneb 70% rasvast ja oma kolmandik on seal DHA.
ja kui meil nüüd seda DHA-d vähe on, siis nii-öelda, et ongi, et meie need aju-närviühendused, et need ei saa korralikult ühendust ja teine asi, et need hakkavad nagu nii-öelda, lähevad lühisesse, hakkab klikke üle lööma. Kui te kujutate ette, nagu juhtmel on isoleerpael peal, siis nende närviühendustel on, nimetaks müeliinikihiks ja see müeliinikiht koosneb väga enamuses DHA-st. Just see sama ome3 alamras. Ja kui seda on nüüd väga vähe seal, siis kujutage ette need mõttemustrid, mis meil kõik peas jooksevad, need närvivõrgustikud, et siis hakkab põhimõtteliselt nagu elektrit annaks üle. Mismoodi see siis täiskasvanutel mõju annab või avaldub, on ju, et me oleme liiga närvilised, siis on sellist äkkviha juhtub, me ei puhka korrektselt välja, magame, aga pealiskaudselt, siis esineb depressiivsust, me ei näe ilusti elu selliste kollaste roosade prillidega, vaid kui on pilves ilm, vaatame, et oigu sünge ja tuju läheb ära. Tegelikult 10 aasta praktika on see, et vahet ei ole, mis ilm on, tegelikult kogu aeg on hea meel. Ei ole sellist asja, et on nagu mingi kevadväsimused või mis iganes väsimused siin välja mõeldud on, et ei ole selliseid asju üldse olemaski. Et eladki täisvõimsusel ja kõik toimib, on ju. Asjad jäävad korrektselt meelde ja nii edasi. Et nüüd, mis lastel on? Lastel, kui täiskasvanu suudab veel ennast kontrollida, siis lapsed on vahetud ja siis on hästi näha, kuidas neil tavaliselt on õpiprobleemid. Nad on tavaliselt tulipunased siin, kui laste testid. Ja esiteks, väga palju on seda ATH-d ja ei saa öelda, et see nüüd selle pärast ainult on, need rasvhapped paigast ära on, aga see on üks neid tegureid, mis on ATH-le soodus, et aju rahuneb olulisel määral maha, kui on seda DHA-d on ilusti piisavalt. Nüüd siis õpivõime ja meeldejätmine on lastel kohe üks-ühele, et on näha, et kui lapsed saavad koolis halbu hindeid, kui ta on siin punased, kui nad ilusti rohelisse ajavad, siis on tavaliselt käitumine on hoopis teine, meeldejätavad asju, et see on väga-väga suur vahe on. Nüüd kõige parem on vaadata, kuidas nüüd see DHA vähesus esineb naistel. Et meestel sellist ekstreemsust ei ole nagu, et laste kandmine, siis raseduse 3. trimestril lastel hakkab kõhus arenema siis silmad ja aju. Ja need silmad ja aju beebil vajavad seda DHA-d ja kui naisel seda napib, siis kus see naisel depoo asub ajus ja siis hakatakse naise ajust otses mõttes, hakkab laps seda ammutama sealt. Vaat siis, kui naisel on selline asi, et on depressiivne, on silmadega probleemid, hammastega, juustega probleemid, on ju, raseduse lõpus või peale rasedust on ju, või imetamise aeg, siis on ehe näide, kuidas seda DHA-d on jõhkralt puudu. Siis lisaks on see, et teadusuuringud on väljas, et kui rasedad ei võta omega-3 ja on siin punases tsoonis, siis on raseduse katkemine. Katkemine on päevakorral kindlasti, on ju, ja siis enneaegsed on lapsed, et kui on punases. Et see on nüüd väga-väga oluline. Ja muideks sellest on nüüd räägitud nüüd loomade puhul samamoodi, et vaadati, et miks on need vasikad liiga enneaegsed on ja siis vaadati samamoodi, et omega-3 liiga vähe näiteks oli. Nii, aga vaatame nüüd siis, mis oli Evel ja Kristol. Nii, Eve, sinul vaimne jõud 1,4, väga hästi. See on väga eeskujulik. Krista, sinul punases. Et see ongi põhimõtteliselt üks teadusuuring oli, et kui meil on rasvhapped on 15:1 ja langetati need 5:1 ja vaadati, et kuidas inimene tunneb siis depressiivsust, siis kuidas tal on meeleolu, et ühesõnaga 25% on igasugustel tujudel vahet, kas meil on siis rasvhapped paigast ära või paigas. Seega ennem kui inimesed siis antidepressantide järgi haaravad, siis ennem võiks proovida vähemalt, võiks need rasvhapped korda ajada, vaata, mis siis saab. Et juba see 25% tavaliselt aitab selle meeleoludele.
kui neid teadusuuringuid asju vaja on, siis alati võite küsida, et saan jagada neid, et kuskilt leian ikka üles need arvuti sügavustest. Nii, aga siis jätkame kohe juba Eve ja Kristol siin rakumembraani voolavus. Mis see on? See on teisisõnu raku ainevahetus. Näitan korra siin pilti. Kuna see juba natuke seminari moodi meil on siin, et siis ma võtan näiteks sellise pildi, et see on raku ainevahetus. Et rakud nagu väike meie sööme, käime WC-s, rakud samamoodi võtavad toitained sisse, lasevad toitained välja. Nüüd raku ainevahetust reguleerib see membraan siin. Ja kui see on selline pehme ja siis ta laseb ilusti toitained ilusti sisse ja jääkained välja. Sellise punase puhul on ju ei toimi asjad. Et see tegelikult oli ka minul lastel ja minul on ju täpselt samamoodi, et tuli punased, et me võime küll hästi süüa, aga meil ei lähe ilusti rakkudesse sisse. Ja kui me arvestame seda, mis kvaliteediga meil niikuinii toit on siin praegu hetkel, et tomatid kasvavad ju lahuse sees, kurgid lahuse sees, me ei saa neid vitamiine ja mineraale niikuinii kätte toidust. Ja siis, kui meil on rakuainevahetus ka ei toimi, see on nagu topeltkoormus, et me üldse midagi peaaegu kätte ei saa. Et me elame, aga väga kehvalt elame lihtsalt. Et ongi, et me elame sellisel poolel võimsusel. Ja siit on nüüd näha, et Eve, palju õnne, sinul uriin ei ole väga kallis, ei olnud väga kallis, on ju, aga Kristol, sinul uriin väga kallis. Kui sa käisid ka restoranis söömas, ostsid kallist toitu või ostsid mingeid vitamiine või mis iganes sa tarbisid, on ju, või toitu ostsid, on ju, siis ütleme pool lasi potist alla. Aga paratamatu, et kus me siis teame? Et rakumembraani see voolavust kõige rohkem mõjutab küllastunud rasva ja siis omega-3, 6 ja K9 rasvape. Näeme lõpus, miks ta Kristo oli selline punane, miks Evel nii hästi oli. Nüüd võtame korra ette juba selle arahidoonhappe ka siin. Et see on nüüd põletiku tekitaja. See on siis Kristo roheline, väga tubli. See on põletiku tekitaja, et see peab ka olema korras. Aga see näitab seda, miks ta siin paremale poole kreeni on, sellepärast, et siin on seda omega-6 liiga palju võrres teiste rasvadega ja nüüd Eve sul ka, et ta peaks siin keskel olema, aga ta on paremale poole. Ehk siis masstootmise liha oled liiga palju söönud. Vot see on, et me ei tea, mida meie toit omakorda on söönud, aga see toit siin on omakorda söönud maisi jõusööta, teravilja jõusööta näiteks. Aga vaatame, mis nüüd Maidu seis on. Nii, olime siis rakumembraani vaimne jõud oli rakumembraani voolavus. Mait, sul oli väga-väga kehvasti, on ju, et ei läinud samamoodi rakkudesse sisse, on ju kõik. Ja näed, siin ilusti on täpselt nipa-napa rohelise peal, et täpselt, et alguses võib nii ka olla, et olenevalt kehad on erinevad, et kas korralikult meile imenduvad kõik rasvad või mitte, et vaikselt võib-olla, et ma vaatan isegi, kui mina olen oma omegat igapäevaselt võtan, aga kui isegi mõni päev jääb vahele ja ma teen testi, on ikka ilusti roheline 2-1, et ongi, et kõik rakud on ilusti, rasv talletub, et need head rasvad ka talletuvad, see on nagu D-vitamiin, ta talletub. Et kui üks päev unustad, võtta teine päev topelt, et toimib. C-vitamiin niimoodi näiteks ei toimi. Nüüd raku arahidoonhappe, Mait, sul, et oli ennem ilusti siin keskel ja nüüd on ta läinud paremale poole kreeni. Näeme ära seal natukese aja pärast või seal, miks ta nii on läinud. Nii, kas esimese poole kohta on küsimusi? Kui küsimusi Ja tipp-topp, ei ole praegu küsimusi. Siis jätkame. Nüüd see natukene väike pilt on arvutiekraani pealt näha, telefonist mitte ilmselt. Okei? Väga hästi on arvutist näha. Nii, aga nendest rasvadest nüüd aru saada, ma korra võtan nüüd ette esiteks see rasvade tabel, mis ma ennem näitasin, aga kes tahab, siis sellel testil on ta 12. lehel olemas ka rasvade tabel. Ma soovitaks mõnikord alguses näiteks lõigata välja ja panna kas või külmkapi peale, et saada aru siis on ju, et mis see küllastunud rasved, see siis teeb rakumembraanid tugevamaks ja meid kohevamaks ka. Tahame tervislikult alla võtta, võtke seda
neid toitaineid natukene vähemaks näiteks, on ju. Või siis, et C-liha on looduslik liha ja C-liha on siin siis masstootmise liha, on ju. Need suur vahe. Siis näiteks ka muna, kui ostate, on ju, et kui te ostate kontrollitud allikast kellegi kodumune, et te teate, et ta päriselt sööb seal nokibussi see kana, on ju, et super. Aga kui te poest ostate, ärge ostke 3 templiga muna, vaid ostke 0 templiga muna, 0 ja 1. Et nendest munadest on mingi kasu ka teile. 3 templiga muna, vaatasin, et mida AI ka rääkis selle kohta, pigem ta lõpuks on ikkagi tervisele kahjulik isegi, see 3 templiga. Aga mida inimene ostab, hinda ja reklaami ja enamus inimesed avastavad, et kapis tegelikult on kõik munad alati 3, kuna nad ostavad poest kõige odavamalt lihtsalt. Et see on oluline lihtsalt, et see tooraine, mida me igapäevaselt sööme, see võiks olla kvaliteetsem. Et siis me oleme terved. Nii, aga hakkame siit järjest vaatama nüüd. Kuidas seda tabelit lugeda? Me võime need esimesed sarnased rasvad võime summeerida ja hakkame vaatama sihtvahemik, see, mis võiks olla, siis teie väärtus, mis on mõõdetud ja hakkame viimast seda kõrvale kaldelahtrit vaatama. Ja mis seis on siis Maidul olnud? Et siis Mait, sinul oli küllastunud rasv ilusti nullis, väga tubli. Nüüd aastaga midagi juhtunud, et sa oled põhimõtteliselt muutunud kas tervislikumaks, on ju, hakanud vähem küllastanud rasva sööma, et tegelikult on ta natukene miinuses. Aga ei midagi hullu tegelikult, et põhimõtteliselt kui sa hakkasid võtma balance oili juurde, siis see ongi, et see tasakaalustas sul rasvad ära, sa hakkasid EPA-t ja DHA-d kõvasti juurde võtma ja see tegelikult lükkas teised asjad paika. Ehk siis balance oil ongi, mitte ta, omega-3 on ta kohta solvav öelda, et ongi, et see tasakaaluõli, ta paneb kõik rasvad tasakaalu. Aga mis siis, sul on see läinud paremaks. Nüüd vaatame kohe sulle omega-9, ennem oli liiga palju üle. Aga ta oli ilmselt selle pärast sul üle, et kuna sul see rasv oli tohutus miinuses. Aga sa ju ei muutnud mitte midagi oma toitumises või oliiviõlis. Jaa, põhimõtteliselt jäigi kõik samas, oliiviõli mul oli ennem olemas, aga hakkasingi kõvasti omega-3 juurde võtma. Okei, ühesõnaga omega-9 võib mitte nii palju üle, ta ei võiks olla, aga ta võib üle olla ka mingi 1-2%. Aga nüüd on nullis, kõik on ilusti. Nüüd vanasti 10 aastat tagasi enamus inimestele miinus. Nüüd kõik juba teavad, et oliiviõli peab tarbima. Vanasti kõik pani päevalilleõli, midagi sellist. Nii, nüüd siin on totaalne muutus toimunud sul. Et ennem oli sul kõvasti üle linoolapet, see on taimne omega-6. Et sa oled kas mingit rapsi või päevalilleõli võtnud või ma ei tea, mis iganes sa oled siit saanud, on ju. Et linoolapet liiga palju ennem, on ju. Küll arahidoon on väga hästi tegelikult, et ei ole see tööstuslikku nii palju saanud seda omega-6. Mis nüüd on, linoolape on nullis ilusti. Nüüd need, mis on siin miinuses, ennem olid miinuses ja praegu on miinuses. Neid esineb niivõrd vähe võrreldes teiste rasvadega. Seega pole midagi hullu, et see miinuses sul on siin. Et need on kusjuures need on päris marjaseemned näiteks kuuluvad siia alla, et see on sellised päris huvitavad allikad on, aga need ei määra nii palju siin protsentuaalselt. Aga siis arahidoon, et on plussis, eks see on see väljas söömas käimine, tööstuslik liha. Et see on see. Aga see on ka, ta ei ole nii palju üle sulle, et peaks siin tähelepanu sellele väga pöörama. Ja mis on nagu tubli, on siis kõik all. Ehk siis esimene positsioon on nüüd, see ala on siis taimne omega-3. Ennem oli nullis, nüüd on ta miinuses. No pole hullu, et selles mõttes sellest teoreetiliselt konverteeritakse EPA-t ja DHA-d tegelikult. Aga nüüd, mis on sul nüüd ilusti ennem EPA, see võtab nüüd põletikku. EPA, mis on põletiku alandaja, -88%. Väga suur miinus. Et sa Mait tee endale ainult pai, et sa tegid testi ja hakkasid tarbima omega-3 juurde. On ju. Et selle põletiku tasemega kuskile ei purjeta. On ju.
ja DHA, see, mis on meil ajus närvirakus, -41, ka tohutu miinus. Nii, nüüd nullis kõik, super. See, mis sa teed, tee täpselt nii edasi, on ju. Jätkan. Ja nüüd vaatame, mis on nüüd Evel ja Kristol. Nii. Põhimõtteliselt, kui paralleelselt mis iganes kellegi test ette võtta, siis täpselt samamoodi vaadata endal ka, saab järgi vaadata neid näitu. Nüüd, Eve, sinul küllastunud rasv 0, tubli, omega-9 0, tubli, jätka täpselt samas vaimus. Nüüd, huvitav on see, et tööstuslik liha siin, et oleks huvitav, kui sa teist testi teed, siis jäta omal meelde see, on ju, et vaata, et miks, kas siis see on kuidagi paremaks läinud. Et see on nagu hästi suur pluss on, et mõelda isegi oma toidu peale natukene, et saaks seda vähendada, on ju. Aga kui sa täpselt ei tea, mis see võib olla, on ju, et siis järgmine, kuna siin on ikkagi EPA-t nii tohutus miinuses, siis on ju, et siis see võib-olla tasakaalustab siin selle ära ka, et võib-olla teises testis näeme ära, mis see trend on sul. Kui see on jätkuv ma olen trend. sealiha austaja. Okei, noh, siis sa tead, et siis Aga muuda, kusjuures sealiha meile seedi ka hästi, et proovi rohkem seda lindu või looma, et ta koormab seedesüsteemi. ma vaatasin, Kristol oligi see lihateema, temal oli see parem, sest tema on linnuliha, kana austaja. Kuigi, et ei ole vahet, sellepärast, et kana samamoodi oleneb, mis ta sööb. Et kui ta sööb samamoodi, üldsegi lind on üleüldse omega-6, ta on ju teravilja sööb ju lind, on ju. Et siis see ongi omega-6, küll aga võib-olla need, jah, midagi siin teisiti. Kõik erinevad inimesed erinevalt ka sünteesivad rasvhappeid. Et sellepärast ongi hea teha erinevatel perioodidel, teha mitu rasvhappetesti, saab aru, kuidas keha töötab. Nagu D-vitamiin samamoodi, et kui D-vitamiini testi teha, siis kindlasti peale suve teha, vaadata, kuidas päike mõjub, et kas töötab või ei tööta üldse. Siis teha kindlasti detsember või jaanuar, et vaadata, kas see D-vitamiini lisand töötab üldse. Ja siis teha kuskil jälle juunikuus ja vaadata, mismoodi see mingi lisandi muutus toimus. Ja saada aru, mismoodi üldse keha reageerib sellele. Ja peab meelde jätma, et vanematel inimestel D-vitamiin ei imendu enam nii hästi, on ju. Ja see süntees ei toimi hästi. Ja samamoodi, kes on paksemad, kogukamad, siis nendel ka ei toimi hästi. Ja tumedanahalistel on ka teistmoodi see toimib. Ehk siis igaüks peab personaalselt teadma, kuidas. Ja kui juba D-vitamiinist juttu oli, siis 125 nanomooli võiks veres vähemalt olla, 100 kuni 150 sinna vahele. Et peaks hoidma kogu aeg. Et see, mis on test, kui teete ja öeldakse, et kõik on hästi ja vaatasite 70 oli, see on alla igasugust arvestust. Et alati teadke seda numbrit omal. Näiteks minul oligi väga hea kogemus, ma nüüd siin mõõtsin enda D-vitamiini ja mul pole kunagi varem nii hea näite olnud, 140. Et ma võtan magneesiumiga D-vitamiini, aga siin on ka väga tähtis roll rasvhappetel, et see D-vitamiin ilusti imenduks. Ja mul pole ükski aasta nii hea näitanud. Täpselt. See on hästi korras. Tubli. Hoian ka 125 vähemalt alati seda, et nii on kõige täpselt seesama D-vitamiin magneesiumiga. Miks magneesiumiga? Infoks, et magneesiumi depood peavad mõnusalt täis olema, sellepärast et D-vitamiin, et ta korralikult mõjuks, et ta vajab magneesiumit juurde tegelikult. Et soovitan väga, kes tahab korralikku D-vitamiini või üldse balance oili, küsige Maidu käest seda. Mait uhkelt jagab seda. Nii. Ja kes neid teste tahab, siis samamoodi Maidu käest saab neid teste. Aga vaatame siis veel järgi nüüd, see oli siis omega-6, nüüd Kristol ilusti siin 0, väga tubli. Ja nüüd näeme huvitavat pilti, Eve. See toode, mis sina võtsid, siis mis iganes vahekorras seal EPA ja DHA oli, igastahes seal oli midagi väga sassis sees. Sellepärast, et nüüd DHA-d oled sa hirmsasti saanud ja plussi läinud, aga mis on oluline ka ju EPA, ehk siis vaat sa ütlesid, et sa võtsid ülemäära seda. Järelikult seal ja seda DHA-d sa said ka ülemäära, see on plussis.
aga EPA, mis on luud, liigesed, lihased rakkudes rohkem ja põletikku võtab alla, see oli ikkagi miinuses sul. Ehk siis siit tuleb tegelikult see, siin ei saagi alati vaadata seda oomega-3 kuust suhet ainult, vaid tegelikult võiks vaadata neid teisi väikseid lisaväärtusi ka, et saaks aru, et mismoodi mingi lisand töötab. Et siin on selliseid juhuseid ka olnud, et kus peal on kirjas, et lisandil EPA ja DHA on sees, aga mul on tunne, et EPA-t vist üldse pole sees, sellepärast et inimesel näiteks siin on 70 ja teine on siin, on peaaegu nullis. Et noh, et see on ka, et see toidulisandtööstus on ka suhteliselt kontrollimatu, et igasuguseid asju toodetakse siin. aga Kristo, sul siis huvitaval kombel on loodust seda oomega-3, looduslikku oomega-3 palju. ütle, Kristo, sa eraldi tarbisid ka mingit chia seemneid või midagi taolist või mingisugust oomega-3 lisandit, mis olid taimne? samamoodi vahepeal võtsin Oriflame'i omega tablette, aga see on kõik. Aga seal ei ole see jah, et seal seda ei olnud, aga okei, kuna sa võtsid neid ka ebakorrapärast, see on loogiline, et hästi suur miinus, EPA tohutus miinuses, põletikusel on DHA tohutus miinuses, on ju. Et täitsa tipp-topp, et sa nüüd vahetasid välja. Ma saan, et tegelikult sul on teine test ka olemas, et ma saan nüüd kõik vist enam-vähem kollane-roheline. Nii ja naa. Kollane oli tal jah. Aga -hmm. väga suured muutused, väga palju oli oomega-3 indeks kasvanud ja põletiku näitajad väiksemaks läinud. Kui võtta siis korralikult, et igapäevaselt kontrollida kogus üle ilusti, kehakaalu järgi võtta, et siis ilusti läheb korda. Kui miski kõrvalekalle seal on, siis võib-olla läheb natukene pikemalt aega või siis tsipakene võtta suurem kogus, on ju. Et oluline on jah test teha. Aga see, mis ma praegu hetkel kogu aeg rääkisin, see on siis on ju meil rakkuainevahetus ja rakumembraan. Et miks me üldse oomega-3 peaksime tarbima, ongi see tasakaalustab ära oomega-6. See on meil keha komponent, rakumembraani komponent ja me kuidagi ilma selleta ei saa. Ja me peame saama seda toidust kuidagi kätte. Et üks asi on kvaliteetne lisand, teine asi on 2,5 kilo merekala nädalas meesterahvas. Väiksemad naisterahvad 2 kilo merekala nädalas, just mitte kasvatuse kala, merekala, sellepärast kasvatuse kalas sa pead teadma, mis see kasvatus on talle süüa andnud. Ehk siis ongi põletik maha ja rakkuainevahetus korda ja siis, kui need kaks asja on korras, siis on eeldus, et kõik vitamiinid, mineraalid, fütotoitained hakkavad tulema. Aga me keegi ei jõua süüa igapäevaselt 10 kilo igasuguseid rohelisi, kollaseid, värvilisi, väga kvaliteetset allikast toitu. Et eks ma soovitan, ongi tegelikult aasta ringi, et on selline toitainete kompleks, mitte multivitamiin, vaid toitainete kompleks on olemas. Ehk nagu Xtend. Seal on sees olemas tasakaalus, see põhimõtteliselt kopeerib päris toitu. Et seal on sees, et kõik võimalikud ongi päevaks vaja minema vitamiinid, mineraalid ja fütotoitained. Ehk siis näiteks ongi, et kui mul ka lapsed lähevad kooli ja on seal hakli ja kastet makaronidega söönud, siis mul on süda rahul. Tegelikult on ta söönud täisväärtuslikult igapäevaselt 10 aastat. Ongi, et kuna õli on võtnud ja samamoodi need vitamiine ja samamoodi D-vitamiini taset arvestage. Ja kui te suvel üleni selle päevituskreemiga ennast kokku määrite, siis arvestage, et see blokeerib ära D-vitamiini, et te sealt seda ei saa. Ehk kui te terve suvi olete ainult päevituskreemi all, siis järelikult mõõtke oma D-vitamiini ja võtke juurde, et see muud moodi te ei tule toime. Mina isiklikult seda päevituskreemi üldse ei kasuta, kuna EPA ja DHA on sellised nii võimsad asjad, et nad võtavad tegelikult samamoodi need päikesepõletuse ja need kõik tundemärgid ära. Aga vaat see ongi, et iga inimene on erinev ja ma ei propageeri seda, aga lugege teadusuuringuid ja vaadake, et kui te näete, et keha hakkab töötama ise, et ongi, et enam kui vanasti läksin punaseks ja nahk tuli maha, siis praegu hetkel lähen sekundiks punaseks, kohe on pruun ja nahk maha ei tule ka. Et täitsa talutav ja samamoodi Aasias ja igal pool mujal ka. Et toimib väga hästi, et seespool keha. Kas on mingi täpsustus? Mul jääb meelde, et põletik maha, rakumembraanid pehmeks, siis hakkavad ka muud toitained paremini imenduma ja meie rakutervis ja meie enda tervis muutub paremaks. Täpselt nii ja saamegi vitaalselt elada elu lõpuni, ei pea taluma igasuguseid haigusi, me ei pea haiged olema, see on vaba valik meil, kas me tahame olla haiged või ei ole. Kui kellelgi on midagi küsida, siis julgelt küsige, hea võimalus saada vastuseid, on küsimusi.
kui mitte, võib hiljem pärast kirjutada eraldi ja küsida ka, kui on mingeid küsimusi. ei ole praegu. Selge, aga siis on suuremad tänud ja lähme oma pühapäeva õhtuga edasi. Jah. Suur aitäh, Aitäh Aga ja suuremad aitäh ka tänud ja kõikidele osalejatele. kuuleme-näeme. Nägemist! kõike head. Head õhtut!